räägin siis andmenõusoleku teenusest ja üldse, et mis me kõik need aastad teinud oleme, kõigile üllatus. Et kui me vaatame seda pikka ajalugu, siis ilmselt kellegi üllatusena ei ole, aga mis lugu me ise oleme rääkinud, on see, et ühelt poolt oli hästi tugev fookus digitaliseerimisel, siis e-teenustel ja tegelikult täna kasvavalt on fookus andmetel. Ja kuidas me andmeid saame kasutada, et luua majandusse täiendavat väärtust. Ja samal ajal ühe väga olulise sellise sambana meil ka uues digiühiskonna arengukavas, aga ka andmete tehisaru valges raamatus oli just inimese võimestamine, inimese kontroll, et kuidas me tagame riigis usaldusväärsuse. Ja lähtudes siis meil andmete tehisaru valgest raamatust sai kokku pandud sellised põhimõtted, millest me tegelikult riigis andmekorralduse kontekstis räägime. Et inimene kõige keskel ühelt poolt kontroll, me räägime andmenõusoleku teenusest, sellest, et inimene saab tegelikult endaga seotud isikuandmeid ajakohastada, uuendada, võtame näiteks elukoha andmed, just siin rahvastikuregistri uudis elukoha andmete korrektsusest, aga samal ajal me teame, et see on jätkuvalt probleem. Elukoha andmed on ebakorrektsed ja seda infot on veel, et alates inimese hariduse käik ja nii edasi muud. Usaldus, võtame andmejälgija, näiteks andmetöötluse läbipaistvuse kontekstis, plaan on liikuda andmejälgija rakendamise osas kohustuslikuks. Eelmine aasta enamik valitsemisalasi koostasid andmejälgija rakendamise teekaardi. See aasta suurusjärgus 70 siis andmekogu rakendavad andmejälgijat. Ja juba on tegelikult liitumistaatlused oluliselt suuremad kui see, kes on täna tegelikult senini rakendanud. Praegult neid on 17 tükki. Ehk siis meil on päris pikk tee minna, aga peaks suurusjärgus selline 4-kordistuma vähemalt see aasta andmejälgija rakendanud osapoolt arv. Ehk siis liigume järjest kiiremini selle läbipaistva riigi suunas. Vaidlustusõigus, just siin mõned kuud on kestnud meil sellise projekti raames nagu Equitech, võib-olla olete näinud ka tänavatel, et vaidlustusõigus, näiteks kas see on siis krediidi siis nii-öelda määramisel, laenu taotlemisel ja nii edasi, et inimesel on alati vaidlustusõigus. Ja oleme seda kommunikeerinud laiemalt ühiskonnas ka. Siis registrikultuur jällegi, et inimesel tekib vastutus. Ma ise näen seda, et me üks hetk peame selle siduma ilmselt kas siis näiteks tuludeklaratsiooni esitamisega, et inimene kontrollib enda andmete õigsust. Vastasel juhul ütluspõhiste andmete puhul me peame tegelikult alati eeldama, et need võivad olla valed. Ja kahjuks sellest tingitult ei ole võimalik seda ühekordset küsimise printsiipi meil rakendada. Küsitakse kogu aeg korduvalt üle. Mäletan, kõige markantsem näide oli ilmselt COVID-i raames, ma ei tea, kui paljud teist pidid sisuliselt iga kord, kui te kuskil käisite üle kinnitama oma elukoha, iga kord te küsis täpselt sama infot korduvalt ja korduvalt ja korduvalt. Ja ükskõik, mis toiminguid sa tegid, ma arvan, mul nädalas tuli mõnikord mingi 2-3 korda pidin kinnitama üle, et jah, ma jätkuvalt elan samas kohas. Kirjaoskus jällegi, täna hiljem kuulete ka Eesti AI-d, aga siis nii-öelda Eesti AI sellise katusal on meil kavas koolitada 100 000 eestlast, ilmselt ei tule ka kellegile üllatusena. Ja siin siis Riigikantselei ja Justiits- ja Digiministeerium üheskoos, et meie fookus on rohkem siis läbi raamatukogude, just sellise nii-öelda elementaarse andme- ja tehisaru kirjaoskuse koolitusel ja siin on väga heaks partneriks meil Rahvusraamatukogu. Ülekantavus, võib-olla mainin ära lihtsalt privaatsuskaitse tehnoloogiat kõigi eelduste kohaselt, äkki isegi järgmine nädal, Kaarel saab noogutada või mitte, lubame järgmist nädalat. Ma ise ütlen, et loodan, et ülejärgmine nädal võiks ikka olla laivis siis privaatsuskaitse tehnoloogiate tehisaru toetusmeede, kus oma osalus on 15%, oleme seda julgelt üle aasta ajanud. Lõpuks loodetavasti saab see ka välja kuulutatud. Ja siis läbipaistvus ka, et kas on siis näiteks algoritmi läbipaistvus, mis on jällegi andmekorralduse eelnõu raames meil kavas muuta avalikule sektorile kohustuslikuks, VTK raames käis ta juba välja. Ja kui me võtame
andmete tehisaru valge raamatu siis ongi, et ühelt poolt on andmepõhine ühiskond, kuidas me majanduses ja laiemalt kasutame, andmehaldus, andmete kättesaadavus, tehisaru ja siis on see kolmas inimkesksus. Ehk siis, kuidas me päriselt Eesti suudame tagada, et oleks kõige usaldusväärsem inimkesksem riik maailmas. Ja siin on lihtsalt taustana mõningad digikaksiku kontekstis, et mis me oleme ise vaadanud, et ligipääs isikuandmetele, mis siis, kui meil oleks näiteks riigis tervikülevaade kõigest sellest, mis riik on inimese kohta kogunud. Ehk siis justkui teie digitaalne koopia ja teil on päriselt ka kontroll selle üle, kes mis eesmärkidel nendele andmetele ligi saab. Teenuste rohkem tugevam pakkumine andmetel, head näited on Töötukassa, võtame Töötukassa selline visioon, Töötukassa 2.0, kuidas Töötukassas peaks üldse tegelikult kujunema organisatsioon, kes toetab inimesi just tööle saamisel versus, et tööturul olemisel versus, et inimene on töötu. Õiguste võimaluste personaliseerituse haldus võib olla oluline teema, et kui me mõtleme järjest selle peale, et täna me liigume rohkem selliste agentide ehitamise peale, tekivad uued suhtluskanalid, siis kuidas inimene saab tegelikult kontrollida, et millisel määral teenuseid automatiseeritakse, pakutakse läbi milliste kanalite ja kõige muud, et inimene ise kontrollib. Ja siis samamoodi näiteks andmete kontekstualiseerimine, et panna konteksti, kus mina näiteks täna tööturul olen, kuidas minu tervis võrreldes teiste eakaaslastega on. Ehk siis anda tagasi seda infot, mis meil olemas on ja anda inimesele midagi vastu. Ja kui me vaatame inimeste ootusi, siis kui hästi tore juhtum oli meil personaalse riigiga, kui paljud mäletavad personaalset riiki, meil endine minister oli selle tugev selline vedaja, siis me viisime läbi uuringu, et mis on need märksõnad, mis personaalse riigiga tegelikult kõige rohkem samastatakse. Ja seal oli läbipaistvus, kodanikukesksus ja nii edasi ja inimese vastutus, et tegelikult sellised, ütleme, seesama inimkesksusega seotud läbipaistvus, inimese kontroll oli see, mida tegelikult samastati personaalse riigiga. Mis on veel olulised, et kui meil on hästi palju avalikus sektoris diskussiooni, et kas me võiksime nõuda inimestelt näiteks isikuandmete kontrolli ütluspõhiste andmete osas ja vastutuse võtmist, siis tegelikult enamik on valmis seda vastutust võtma. Ja mis on hästi oluline, vaatan, kas siit on andmetöötluse osas, riiki usaldatakse palju rohkem, et kui me võtame erasektori usalduse määra, siis see on suurusjärgus 42%. Ehk siis riiki, keskvalitsust usaldatakse palju rohkem. Kohalikke omavalitsusi oli suurusjärgus 72, et ei ole väga palju maas keskvalitsusest. Ja inimeste ootus on üldiselt see, et nii riik kui erasektor andmetöötluse osas on läbipaistev. Andmenõusoleku teenusest, mis oli selle ettekande tegelik sisu. Andmenõusoleku teenusega alustasime aastal 2020 arendustega. Esimene piloot toimus aastal 2021 aastal. Ja esimeseks valdkonnaks oli siis laenu taotlemine, ehk siis kontrollitakse vastu Maksu- ja Tolliameti registrid inimese töötamist, palka ja kõike muud. Täna ilmselt, kes on laenu taodelnud või võtnud väikelaene ja nii edasi, teate, et nõusoleku teenust kasutatakse sisuliselt kõikides finantsasutustes meil täna. Selle pluss on see, et laenu taotlemise protsess on oluliselt kiirem kui see, et te pidite vanasti neid vorme taotlusi ära täitma massiliselt, mille tulemusel heal juhul saite 1, 2, 3 laenutaotlust esitasite, see võttis lihtsalt liiga palju aega. Ehk siis oluliselt suurem kontroll. Nõusolek alati vabatahtlik, igal hetkel võib inimene nõusoleku tagasi võtta vastu väga konkreetset XT teenust, ehk siis andmekoosseis on kontrollitud, ei ole olukorda, kus ettevõte saab ükskõik mida kätte. Konkreetne XT teenus, kontrollitakse nõusoleku kehtivust, olemasolu, kas see teenusepakkuja, kes soovib tegelikult inimese isikuandmeid töödelda, on saanud ka nõusoleku ja iga hetkel võib inimene nõusoleku tagasi võtta. Nõusolekuid, mis me oleme andnud, hoiame 3 aastat peale nõusoleku kehtivuse lõppu. Ehk siis see on selline säilituse pool, et
3 aastat peale nõusoleku kehtivuse lõppu. Nõusolekuteenus täna on suunatud ettevõtetele. Praegult on meil käsil üks AVTS-i muudatus, millega me näeme ette laiendada siis nii-öelda füüsilistelt isikutelt ka juriidilistel isikutele nõusolekuteenuse kasutuselevõttu ja sellega seonduvalt ka muuta ära see osapooled kolmandateks osapoolteks. Ehk siis sisuliselt ma ise päriselt usun sellesse, et meil riigi kontekstis täna juba kasutatakse ka nõusolekut andmete töötlemisel, näiteks tervishoius, ehk siis või siis võtame kohalikud omavalitsused, kes soovivad väga aktiivselt liikuda leibkonna nii-öelda põhiste toetuste peale ja seal on probleemiks, nad ei saa tihtilugu ligi puhtalt lihtsalt seaduse piirangute tõttu näiteks inimeste andmetele, kes elavad teises kohalikus omavalitsuses. Kuidas sa siis seda leibkonna sissetulekut sisuliselt tegelikult arvutad? Ei ole võimalust. Ja Eesti.ee-s ülevaade kõikidest siis nõusolekutest, mis on kehtiv, samamoodi iga kord, kui nõusolekut anda 3 keeles, töötluse eesmärk, miks, mida ja nii edasi. Ehk konkreetne kasutusjuht. Ja toimemudeli poole pealt ka, et ühelt poolt on inimene, kes siis käivitab tegelikult nii-öelda nõusolekuteenuse läbi ettevõtte siis keskkonna, suunatakse Eesti.ee-sse ja annab nõusoleku, ma hüppan siit kohe lõppu ära lihtsalt. Nii, ja sisuliselt, kui ettevõte soovib X andmekogust andmeid saada, kontrollitakse, kas nõusolekuteenuses on sisuliselt kirje olemas, et ettevõte, ma ei tea, X soovib andmekogust Y andmeid saada, kas andmesubjekt Z on andnud nõusoleku selle jaoks. Ja konkreetne X teenus. Ja nõusolekute haldus kõik toimub Eesti.ee-st. Mis see nii-öelda muutus on, et kui me hakkasime 2020 pihta, et miks ma täna siin olen? Kõige pikem õiguslik vaidlus üldse läbi ajaloo. Mul. 2020 aastal hakkasime pihta ka siis eelnõu väljatöötamisega. Mitu korda on see kukkunud valitsuste vahetustega tagasi. Võttis ainult aega umbes 6 aastat. Selle raames ma arvan, neid õiguslikke analüüse erinevates valdkondades oleme teinud, ma ei tea, vähemalt 5 tükki minimaalselt erinevate nurkade alt. Ja lõpuks märtsikuus saime selle siis president kulutas välja. Ehk siis ainult 6 aastat peale võttis aega. Senini mõtlete, et aga okei, nõusolekuteenust ju mõned osapooled kasutavad, peaasjalikult finantssektor. Siis ma tänan südamest Inbanki, kes kunagi ütles, et meil on suva, teeme lepinguliselt. Ja selliselt tollal siis kiri läks, kuskil Deltas on see ilmselt kirjas ka, sest ma pidin kinnitama siis, et kui midagi läheb väga halvasti, siis mina vastutan selle eest. Ja finantsasutused väga kiiresti võtsid kasutusele, sest nad nägid, et konkurentidel on lihtsalt suurem edu sellest. Ja täna meil on kokku 28 teenuse kasutajat, 5 andmekogu on liitunud ja ka siis sündmusteenuste kontekstis. Praegult juba on natukene rohkem, et kui te mõtlete, kui palju nõusolekuid circa kuus antakse, siis see on seal suurusjärgus 100 000 nõusolekut on see aasta kuus. Genereeritakse õigemini. Ja siin on mõningad kasutuslood, et krediidivõimekuse hindamine, siin kokku vist Eesti krediidiasutustest on üldse paar tükki, kes ei kasuta täna andmenõusoleku teenust, et sisuliselt kõik ülejäänud kasutavad. Siis Minudoc, e-perearsti keskus, selle kasutusjuhu puhul see nii-öelda mõju hinnati siis Terviseameti poolt ja see oli circa 1 miljon eurot siis nii-öelda läbi tööaja võidu arstidele oli umbes pool aasta, kui ma mäletan õigesti, et ütleme rahaliselt arstidele väga suur võit ja perearstid on tegelikult lihtsalt ise jooksvalt selle teenust hakanud kasutama
noh, ilmselgelt Tervisekassa maksab lõpuks kinni, aga perearstid otsustavad, mis teenuseid kasutavad. Ja jällegi vabatahtlikult läbi selle, et kasutatakse ka andmenõusoleku teenust. Ja patsiendi nii kindlustatus ja tema perearsti info ligipääsu saamine, aegade broneerimine ja nii edasi, kõik muu, mis on võimalik saada. Neid potentsiaale alates sellest, et kas näiteks retsepti ravimite pikendamine, nii-öelda uuesti taotlemine, siis Kultuuriministeerium toetuse andmise tingimustele vastavuse hindamine, praegult väga suur huvi on apteekidelt terviseandmete nägemiseks, siis RARA-alt audioraamatud, ajakirjad, helifailid vajaduspõhiselt ja nii edasi, mugavusteenuste sisuliselt pakkumine. Ja siis üldse haridusega seonduvalt on ka, aga siin on muidugi, ütlen, haridusega seonduvalt on täna probleemiks see, et me läheme väga kiiresti sinna, kus on vaja tegelikult siis nii-öelda eestkostjat ehk ei saa see alla 12 aastane seal oma nõusolekut anda. Nii et me räägime pigem sellist eestkostja otsustab ja annab nõusoleku, aga seal on ka väga palju. Nii, ma vaatan aega, 2 minutit üle, hea meelega vastan küsimustele. Reguleerib andmenõusoleku teenust avaliku teabe seadus, nii et kes tahab lugeda pikemalt, saab seda teha ja andmenõusoleku teenuse siis andmekogu vastutav volitatud töötleja on Riigi Infosüsteemi Amet, kes ka pakub seda teenust. Nii, aitäh, minu poolt kõik.